Nagu ütlesin, täna on selline mereteema ja see evangeelium, mis tänane päev nagu seob üle maailma üheks omamoodi, on Markuse evangeeliumi 4. peatükk 35–41. salm ja kuuleme seda sõna. Ja samal päeval õhtu jõudes ütles Jeesus neile, sõitkem vastaskaldale. Ja jüngrid lasid rahva hulgal minna ning võtsid Jeesuse kaasa ning nagu ta paadis oli, ka teisi paat oli temaga. Ja tõusis kange tuulis pea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas. Ja nad äratsid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulavad tema sõna. Aamen. Eks igal ühel meist on oma kogemused merega. Nii nagu meil on ka oma kogemused eluga. Aga merest siin Viktor võib jutustada ja me teised oleme käinud. Ma vaatasin, meil oli kooli viimane õppenõukogu, siis direktor ütles, et augustis seal ütles kuupäevad, ütles, et seekord me sõidame purjelaevaga Kihnu ja Kihnus toimub esimene õppenõukogu. No siis nimetati ära ka purjelaeva nimi, Jenny Kruuse, nii et ma just mõtlesin, et kõik nagu läksid elevile ja kõik olid nii väga rõõmsad, võtku huvitav, aga ma mõtlesin, aga kui torm tuleb, no siis me saame näha, kuidas siis see meil õnnestub, sest selle väikse lahe peal tuleb torm ja väike laev lööb ikka kõikuma vägevalt. Olen isegi väga suure laeva elu suures tormis kogenud, see oli aastaid tagasi, oktoobrikuu torm oli, sõitsin Paldiskist Rootsi poole ja istusime, tegime aega nagu parajaks, et mitte liia vara kajutisse minna. Söökles ühel ajal, see oli juba 11 paiku, korraga hakkavad juba paaris juba pudelid ja klaasid kukkuma ja välja juba sealt. Siis mehed ütlevad, et kuule vaata, et me olime seal 5. korruse kõrgusel, et lained löövad juba akendesse. Nagu ütlegi ette, kui Üleja gümnaasium, see on umbes nii, üles võimle akendesse juba löövad lained, et see ikkagi on päris suur, sa juba tunned vist kaalut olekut mõnel hetkel ja siis on kogu raskus su peal. No minul läks õnnes kõik hästi, et ma jõudsin kajutini välja ja jõudsin tualetti ka ja kõik see ilus praekana läks sinna ühe korraga ja edasi ma magasin rahulikult terve öö. Vaat sellise, ma arvan, et teil kõigil on mingeid niisuguse kogemusi. Aga kui me tuleme evangeeliumi juurde tagasi, siis tegelikult tähelepanelikult evangeeliumi lugedes Jeesus just ennem räägib Jumala riigist ja toob 2 sellist väga head näidet, ütleb, et Jumala riik on nagu nisu, et me külvame seda, ta kasvab ise, muidugi seal põllu peal kasvab ka lusted ja oma probleemid, aga ta kasvab ise, ärge muretsege. Uskuge, Jumala riik kasvab ise. Ja järgmine kohe tähendamissõna, mille ta räägib, et Jumala riik on nagu sinepivake. No ta on nii väike, et seda õieti ei näegi, et kipub kaduma minema kogu aeg, aga kui ta mulda langeb, hakkab kasvama, ta kasvab nii suureks puuks ja põõsaks, et isegi linnud lendavad ta peale ja teevad oma pesa sinna. Ka ju väga hea ja tore mõte, et
kui ta ikka tuleb, Jumala riik sinu südamesse, ta kohe läheb niimoodi ilusti kõik ja mingit probleemi ei ole, ära muretse. Ja õhtu jõuab kätte ja nüüd Jeesus annab oma õpilastele, see ei ole õppenõukogu, vaid õpilased, annab ülesande, et sõidame nüüd paadiga teisele kaldale. See on ju missiooni ülesanne ka, seal olid omad eesmärgid ja me ei hakka neid kirjeldama praegu. Aga sõidame teisele kaldale. Ja nüüd hakkavad sõitma mehed seal paadis, on enamasti kogenud. Seal oli Peetrus ja Andreas ja kogenud kalamehed. Et teavad küll, kuidas see laev seal käitub ja mis tuuled, mis võimalused on. Ka töökogemused on küllaldased ja sõidavad välja. Ja siis äkki see tuulispea tõuseb. Ja mitte niisama, vaid ikka nii tõsiselt, et kohe ähvardab seda laeva põhja vedada. Isegi on öeldud, vesi tuli juba paati sisse. Ja sel ajal mingit mootorpumpa seal ei olnud ega mootorit. Võib-olla hakkasid kühveldama, aga kui ta tuleb ikka nii massiivselt paati, siis seda on ka raske sealt välja saada. Ja kes seal on, kes magab rahulikult, siis kui häda on kõige suurem, siis ärkavad ka jüngrid, et on vaja äratada Jeesus. Sinnamaani neil omast jõust läksid. Ja siis tuleb see nende palvet, isegi see on etteheide õieti. Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Vaat neid olukordi tegelikult meie elus ja usuelus ikkagi tuleb ette. Ka kaunil suvel, me läheme kaunile suvele vastu ja tuleb ette niisuguseid olukordi, kus meie küsime, et õpetaja, kas sa ei hooli meist? Jeesus, kuidas sa lubasid seda sündida? Siin täna Vend Viktor puudutas seda töökoha teemat. See on niisugusel võistlusele ja võitlusele üles ehitatud ühiskonnas väga terav teema, et kui sa kaotad töökoha ja sul ei ole enam seda nagu leivalaua alust selles mõttes, et siis sa oled raskes olukorras. Töökoht öeldakse üles. Või elustiil, mida me oleme pikka aega endale lubanud, sest meil oli hea palk. Enam ei ole selline, on vähenenud. Need arved, mida me siiamaani maksime ilma igasuguse probleemita, korraga ei ole enam niimoodi makstavad, tuleb midagi lõpetada, mingid lepingud tuleb lõpetada. Et üldse igapäevast leiba laual hoida. Või kui perekonna suhetesse tuleb selline tõsine kriis. Kaasaeg me oleme väga suurte tuulte tormide keskel ka perekondlikus mõttes. Et sul on abikaasa, kõik on normaalne, lapsed on, kõik on ja ühel hetkel nagu kõik on tuule ära viinud, midagi ei ole. Mis see oli? Miks see oli? Ja ega meie niimoodi väga raske on selle kõigel ütelda. Oma hinnanguid, ega neid polegi vaja alati öelda. Me oleme nüüd, lähen täna ka, kui aeg lubab, veel siit Endla teatrisse. Seal on kooli Sütevaku humanitaargümnaasiumi lõpuklasside lõpetamine. 3. reas on seal mul pilet olemas. Eks näeb, kas jääb tühjaks või saab täis, aga ma mõtlen, et see iga aastat mõnes mõttes on niisugune omapärane, jääd vanemaks, jääd ka tuimemaks, aga midagi ikkagi sind puudutab. Sa näed noori inimesi, nad on ennast kõige ilusamini riide pannud, nii kui muinasjutus on kõik. Ja meil on see alati ka haruldaselt hästi lavastatud. Tunni aega on kõik läbi. Et seal, ja kusjuures igav ei hakka.
kui me kuuleme, et teistes koolides on 2 tundi ja pikad kõned ja loetakse ette ja kõik, ei ole, kõik läheb nagu parimal viisil. Ja siis sa mõtled, et noored inimesed, aga nüüd nad peavadki hakkama oma kohta elus otsima. Ja mitte kõigil ei lähe kõige paremini. Mõnel läheb isegi päris halvasti, kui hiljem kuuled. Neid torme ja tuuli tuleb. Aga mis siis selles loos, mida me võiksime õppida? Siin oli ka üks etteheide, mida Jeesus lõpuks ütles, aga võib-olla tähtsama juurde ma tulen pärast tagasi. Kõigepealt kui jüngrid olid ta üles äratanud, üks tegelane Vanas Testamendis ka, kes magas laeva põhjas, kui suur torm oli. Joonas. Tema nimeline laev käib nüüd Saaremaa vahel. Joonase laev. Ja võib-olla mõnel teist õnnestub selle laevaga varsti sõita. Hakkas nüüd sõitma. Aga seal Vanatestamendi loos see Joonas visati üle parda. Ja öeldi, et sina oledki kõiges süüdi, et me siin tormi sattusime. Ja siis ta oli 3 päeva suure kala kõhus. Suur kala, see ei ole öeldud, et oleks vaalaskala. Lastele räägitakse vaalaskalast, aga üldiselt ihtioloogid ütlevad, et see tõenäoliselt oli suur ookeani ahven, mis 7 meetri pikkune ja seal India ookeanis on teda niimoodi, et nad ongi mõned pärlipüüdjad niimoodi alla neelanud tervelt. Kes ahvenat tunneb, see teab küll, kuidas ahven võtab kohe ussi või mida iial kohe täiega, ta on ikka röövkala. Ja Joonasega juhtus see lugu. Aga see kala oksendas ta ka välja. Ja Joonas siis läheb suurele paganlikule linnale Niinivele meeleparandust kuulutama. Ja vaata ime, et need isegi hakkavad meelt parandama. Keegi ei usu, et nad meelt parandavad. Aga nad parandavad meelt. Isegi Joonas ei usu, et nad võiksid meelt parandada. Tal oleks paremini sobinud, kui kogu see Niineve linn oleks põlenud ja hävinud. Aga Jumal heitis sellele linnale armu. Ja Joonasest saab nagu Jeesuse Kristuse eelkuju. Jeesus ise viitab Joonasele, et ega teist imetähte teile ei antagi, kui see sama Joona lugu on. Mis hakkab hiljem kõlama selles kontekstis, et Jeesus oli 3 päeva, ta löödi risti 3 päeva surnud, äratati üles. Kõik see on nagu uuesti läheb elama. Aga siin Jeesus magab selle laeva istepadjald ahtris. Ta äratatakse üles, ta vaigistab, see on ainult 4 sõna, jää vakka, ole vait. Ja see järv, see meri, see torm, kõik see raugeb. Ja siis ta ütleb 2 asja. Miks te olete nii ärad? Ja kuidas teil ei ole usku? See ju sobis kõigile, et paneme nisu ivamulda, ootan millal vihma sajab, päike paistab, nisu ise kasvab, isegi öeldakse, et ära mine umbrohtu kitkuma. Et talled ilma asjata, kõik on, see sobib. Nii Sinepi Ivakese lugu sobib ka hästi. Hästi väikene, sul usku ei ole, aga seda on nii väike, et isegi isa ja ema ei saa aru, kas on või ei ole. Pastorist rääkimata, aga kasvab. Ja see on tõesti ime, et ka kogudusse mõni algab usuteed nii, et sa kas mõtled, kas on nüüd usk või ei ole usk. Aga sa näed korra, kuidas kõik hakkab kasvama ja sellest tuleb suur õnnistus paljudele. Aga kui me sattume tormi ja tuulte keskele, siis tegelikult tuleb välja see meie usu mõõt ja väärtus. Kuidas teil ei ole usku, ütleb
Jumala riigis olemine ei sisalda endas ainult neid asju ja neid eluolukordi, mis meile sobivad, vaid ta sisaldab ka neid olukordi, mis meile otseselt ei sobi, aga mis on kasulikud mingis laiemas, avaramas mõttes, millele ka vend Meelis Alsalu viitas. See on ju, kui me mõtleme hetkeks kogu universumi peale, tohutu energeetiline materiaalne kaos teatud mõttes. Need suured termotuumaprotsessid, need meie ümber universumis siin ja seal kogu aeg toimuvad. Plahvatused, supernoovad, kõik. Ja keset seda tohutut ruumi on korraga üks väikene sinine planeet, ja sellel planeedil on üks väike jõgi ja selle jõe ääres on üks väike kogudus, kes istub pühab hommikul siin ja räägib tormist Galilei järvel. Nad pole isegi seda järve näinud. Mina olen näinud. Ma võin ütelda, seal on tore sõita ilusa päeval. Vaatad, turistid sõidavad, kõik on nagu pildi peal. Aga need asjad, see on ime, et see elu on. Et see normaalne kasvamine üldse on. Et see vaimulik elu on selles keerukas maailmas. See on tohutu ime, nii nagu meie planeet Maagi. Aga suurem ime on see, et Jumal algusest peale on lubanud meid hoida ja varjata ka tormide keskel. Kui see esimene sõna, miks te olete nii arad? Kui ma vaatan nagu neid reaktsioone, mis täna Eesti ühiskonnas on, inimesed on nii araks tehtud ja nii palju häid põhjendusi on leitud, miks arg olga. Ja neid põhjendusi nagu ajakirjandus toodab nagu aeg juurde, mõned nendest võivadki olla õiged. Kui ma mõtlen selle Samaaria mehe loo peale, kuidas ta seal oli läbi pekstud ja paljaks röövitud mees seal Jeeriku tee peal ja leviit ja preester läksid mööda, ma usun, et neil olid nii palju põhjendusi. Oma süüliselt sattus siia, noor mees, kust ta siia sattus? Oleks ta vana naine, me aitaksime teda. Ei, noori mehi me ei aita. Ta on kindlasti mingisugune aferist. Ja nii edasi. Kindlasti on selle taga üks suur kuritegelik maffia. Meie hoiame sellest üldse kõrvale. Me ei puuduta seda meest. Me läheme oma teed oma pühadele eesmärkidele. Aga Jeesus ütleb, et toob just selle Samaaria mehe, kes on ise ka segavereline, ütleb, et ja segausuline. Ütleb, et vaadake, see on ligimene. Meid hirmutatakse ja usklikud lähevad ka hirmu täis. Aga Jeesus ütleb täna, miks te olete nii arad? Mina olen teiega. Kuidas teil usku ei ole? See ongi teie võimalus. Ka need olukorrad, millesse te olete sattunud. Siin nüüd saabki see kogu teie usu suurus avalikuks. Ja kui ma sellele mõtlen, ma pean ikka õppenõukoguga minema selle Jenny Kruusega kaasa. Et paneme siis minu usu ka proovile. Et kui torm tuleb, võib-olla tuleb need kotikesed ka kaasa võtta, kilekotid. Aga see on meie elu, me oleme selle maailmaga koos. Need asjad meist mööda ei lähe, aga on nüüd üks paar kõige tähtsamat asja selles evangeeliumis. Ja need seisavad kohe alguses. Need õpilased ei purjeta järvele juhuslikult, vaid Jeesuse käsu peale. Nad on nagu oma õpetaja tahtes. Me võime ka juhuslikult hätta sattuda oma rumaluste tõttu. Jumal meid sellest hoidku, aga kui me läheme Jeesuse sõna peale välja ja teeme õigeid asju,
siis ta on meiega ka tormis. Ja nad lähevad välja tema poolt kutsutud kaasvendadega. See ei ole juhuslik seltskond. Kui täna ja nendel päevadel siin uued koguduse liikmed varsti valmistuvad selleks ristimiseks ja kogudusse õnnistumiseks, siis see ei ole üldse nii tähtsusetu, et need ei ole juhuslikud sõbrad siin, kes kõrval istuvad, vaid, ja neid ei ole ka Joosep Tammu mitte siin välja valinud ega juhatus, vaid Jumal on sind kutsunud ja ka need teised sinu kõrvale pannud. Kui sinu isa ja ema on siin või vanaisa siin koguduses olnud, siis see ei ole juhuslik, vaid see on see püha seltskond, kes aegade algusest on ette nähtud, kes on kutsutud. Ja muidugi see ei ole täiuslik seltskond, nagu nägite, et usk sai ka vahepeal otsa ja oskused ei pidanud vastu. Aga see, kes nad oli kutsutud, oli nendega. Ja temal oli meelevald ka tormid vaigistada. Ja ütelda, jää vakka ja ole vait selle merele. Kui laiemalt võttes, siis ristiusul maailmas, Euroopas eriti, on olnud pikk peaaegu 2000 aastane ajalugu. Siin on mitu suurt rahvaste rändu üle käinud. Tõeliselt paganarahvad tulid, vallutasid maad, Rooma linna mitu korda rüüstasid. Rooma linna ühel vallutamisel oli see, et sel ajal just kirikuisa Augustinus kirjutas ka oma kuulsa raamatu Jumala riigist. Ja nägi kogu seda asja usupilgu läbi. Iga kord, kui tulid võõrad rahvad ja vallutasid ja hävitasid ja mida kirik tegi, evangeliseeris, siis ühel hetk on öeldud, need vürstid võtsid ristiusu vastu, jäid rahulikuks. Röövimine lõppes. See on olnud kogemus ja sellepärast venad jõed, ärge olge arad, uskuge, tunnistage ja kuulutage, nii nagu täna meie venad jõed siin seda on juba teinud. Aamen.